Ahoi mees! Tšau Mihkel, tere tulemast Lõuna-Eestisse! Tšau, tänud! Kuuled, aga tule, ma näitan sulle Aplaus restorani ja läbi kööki. Läbi vaatame. Esimene käik oli peakoka tervitus. See on ainukene roog, mille mina tegin. Krevett, wasaabi, majonees, väike röstitud kanepi seemned ja rohelist. Kuidas maitses? Ma ei ole rahul. Kui päriselt ka. Aga proovime. Hakkab looma. No vot, Mihkel, trumpa see kurat üle ja siis pärast räägime. Mul on hea meel tutvustada Mihkel on mul siin kõrval. Me oleme mõlemad ääretult närvis, sest me ei ole seda teinud mitte kunagi. Mihkel on ääretult hea kohtunik, ta oskab kõike kritiseerida, aga täna hakkame võib-olla teda kritiseerima. Mihkel, esimene käik läheb lauda. Tahad sa öelda, mis seal on? Tere õhtust kõigile. Mul õnneks nii palju sõnu ei ole kui Joelil, nii et ma teen väga lühidalt. Esimene roog on mu enda küpsetatud leib, veisele ja tartari ja marineeritud sibulaga. Head isu kõigile. Igaks juhuks ütlen, et see marineeritud sibul on ikkagi minu tehtud. Ja tatra popcorn on minu tehtud, hernevõrs siin peal on Lõuna-Eestist. Leiva tegi ka Joel. Ei teinud, leiva tegid ainukesena sina. Mina ainukesena ütlesin, et kas leivakäär peab olema nii paks. Ta ütleb, et Hiiumaal süüaksegi rohkem kui Tartus. Ja ma arvan, et kõikide järgmiste käikudega te saate seda teada, sest ma nägin ühte näidist pearoast ka. Mina ei jõua seda ära süüa. Aga alustame. Mõelge, kui meie peaks praegu sööma. Kas sa tead, Mihkel, mis on kõige õudsam asi? Enda sööki süüa. Ei. Siis, kui sa oled teles ja sa pead sööma ja kaamera filmib sind. Ääretult ebamugav. Ma ei tea, mul küll ei olnud kunagi. Kaamerad, võtke näiteks siit kedagi, vaatame, mis nad teevad. Tere tulemast restorani Aplaus. Tegemist on siis köögikohinate esimese episoodiga. Külaliseks Mihkel Heinmets. Peaaegu ma julgen öelda, et välismaalt, sest Hiiumaa ei ole kuidagi meil siin mandriga seotud. Kaugelt tulnud, kaugel on minna. Täna ta ütles mulle päeval, et ta sõidab täna õhtul ära, aga ma ei tea, mis seal köögis juhtus. Nüüd ta ütles, et ta võttis hilisema praami, nii et ta läheb homme. Mul on hea meel, et te tulite. Me teeme seda esimest korda ja võib-olla see on natukene puine, aga ma luban, et see läheb järjest paremaks. Teen natukene reklaami ka, juba 10. septembril on meil külas Angeelika Udeküll, nii et ma ütlen ausalt, piletid lähevad nii ruttu, et te peate olema nagu kärmed. Sisuliselt nagu kivinugised. Liigute hästi kiiresti ja ostate hästi kiiresti pileteid, see on väga oluline. Tere, Mihkel! Tere! Kuidas läheb? Hästi. Mihkel on selline mees, kes tal ei ole Instagrami, Facebooki, TikTok on või? Tal ei ole mitte midagi. Mees, kes esineb ääretult vähe meedias. Miks Tartusse tulid? Kas tahad midagi ära rääkida? On sul midagi südamel? Sest ma pole kunagi sind elu suuruses näinud ja siis ma mõtlesin, et ma tulen, vaatan üle sind. Sa valetad, me oleme ühe korra kohtunud ju. Ei. Ei ole ka või? Ei. Kurat, see oli siis Tõnis Siigur või? Hästi sinu sarnane oli. Siiguriga on meil tõesti palju sarnasusi. Üks on kiilakas, mul on juuksed veel siiamaani peas, nii et... Sa tead, et see läheb Delfisse üles, jah? Siigur, annesta mulle. Ja, Siigur, palun anna andeks. Mihkel on tegelikult väga hea poiss. Masterchefis oled sa jätnud sellise mulje, et sa oled päris robustne ja su väljaütlemised on päris teravad. Sa ropendad ka palju ja ma ütlen ausalt, ära hoia ennast tagasi. Me saame panna siin piikse peale. Aga kui ma midagi küsin, ma ei tahaks, et vastus oleks lihtsalt piip, 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 piip.
püüa sinna vahele jätta mingeid normaalseid lauseid ka. Ma üritan. Minu eesmärk, miks ma hakkasin podcasti tegema, tekkis tegelikult, ma ei ole suur podcasti kuulaja ise. Alles, ma arvan, 35-selt hakkasin kuulama. Ja minu esimeseks podcastiks oli äkki Täitsa Pekkis saade, et kui kõik on täitsa pekkis. Ja ma sain ise ka sinna mingisugune 3 kutset, aga ma ei läinud. Sest ma kuulasin neid ja neil oli nagu täitsa pekkis, aga mõtlen, kui ma oleks läinud, et mul oli täitsa perses, et kas ta sobib sinna, et võib-olla ma oleks läinud nagu välja kuidagi. Ehk ma ise ei ole väga palju käinud podcastides, aga sealt ma sain selle pisiku ja mõtte. Ja minu mõte on täna väga puhas. Ma tahaks tegelikult rääkida, ja meil on 10 episoodi, ja ma tahaks teile tutvustada ühte valdkonda. Amet on kokk ja ma ütlen ausalt, ma ei tea ühtegi teist ametit, mis oleks hullem. Okei, kui on 35 kraadi ja sa pead panema asfaldit, see on ka rets. Aga ma olen näinud neid tüüpe. Minu arust on neid alati mingi 18, 12 teevad suitsu ja 4 teevad tööd ja 1 valvab teist, et ma ei tea, kuidas seal käib. Köögis ei ole nii. Mihkel, miks sa valisid sellise ameti? Kuidas sa tulid selle peale, et sa hakkad kokaks? Ma arvan, et meil kõigil on elus mingisugune anne antud ja ma ei tea, õnneks või kahjuks ma oskan süüa teha ja kuidagi tuli ise minu juurde. Ma igaks juks ütlen, et sina arvad, et sa oskad süüa teha. Praegu siin on 3 käiku, me saame alles seda õhtu lõpuks teada. Ega mind väga ei huvita, mida teised arvavad. Nii et... Hakkab tulema, vaikselt hakkab tulema. Aga kui vana sa olid, et sa teadsid, et nüüd ma hakkan kokaks? Ma arvan, 15, 16, 15. Kas sa kukkusid mingist koolist välja ja sul ei olnud mingit muud teed? Jah, mind paraku ei lubatud Gustav Adolfi gümnaasiumisse edasi, sellepärast et mu käitumine oli natukene pehmelt öeldes halb ja ega see väga palju muutunud ei ole, nii et... Mina ütleks, ma olen temaga täna olnud juba, ma ei tea, hommikul kella 11 saadik ja see ei ole üldse halb. Ei, tegelikult ei olegi. Lihtsalt kõik arvavad seda. No vaatame, kuidas sul läheb täna. Sa õppisid kokaks? Jah. Kus sa oled praktiseerinud? Tavaliselt, kui noored lähevad kooli, siis nad tahavad minna, minu ajal vähemalt oli näiteks Tallink väga oluline, et saaks paadi peale, et seal on nagu need tipud. Kus sina oma sellised praktikat tegid? Alustasin kunagi Pegasuses Michael Pulachi ajal ja siis rändasin mööda maailma ja õppisin erinevates riikides erinevate peakokkade käel. Mitmes riigis sa siis oled olnud? Sa ütled 2 või 3? 7 vist. 7? Jah, 6, 7, 8. 8? Kuskil sinna. Kaua sa Eestist ära olid? 10 aastat vist kuskil. Mis on kõige eredamad või kõige ägedamad kohad, kus sa oled töötanud? Austraalias, Kovanjamas, ma arvan, aborigeenide kommuunis. Mis te seal tegite, gurmeed või? Ei, praadisin Austraalia sardelle. Aga ei, ma tegin seal ehitusmeestele süüa, aga see oli lihtsalt selline väga eraldatud koht, kus esimene linn oli siis 700 või 800 kilomeetrit ja sinna sai põhimõtteliselt ainult pool aastat aastas, sest ülejäänud aeg oli vihmaperiood ja siis tegingi töömeestele süüa, kes siis ehitasid aborigeenidele majusel. Et niisugune tohutu kuumus, iga päev oli peaaegu 50 kraadi sooja. See oli nagu selles suhtes hästi nagu huvitav kogemus enda jaoks, nagu, et sellises kliimas ja sellises kohas töödata. Aga eks nii-öelda eriala mõttes, jah, siis ma olen töötanud päris mitme Michelini tähega pärjatud peakoka juures ja erinevates pubides ja igal pool siis üle maailma. Aga võib-olla mingi kõige eredam, mis on see nagu, see oli see koht? Olen praktiseerinud Taanis Gerariumis, millel on siis 3 Michelini tähte ja siis Rasmus Kohvet, kes seal peakokk on, siis tema on ainuke siis maailmas, kes on võitnud Pokusteorilt kõik kulla, hõbeda ja pronksi. Jah, kes siis teavad, siis Pokustoor on nii-öelda kokandusmaailma olümpia, kui võib öelda. Mis sa sealt kaasa võtsid? Et ma mitte kunagi sinna tagasi ei lähe enam. Sest sellepärast esimesed 6 päeva ma istusin külmkapis ja noppisin pinsettidega igasse pisikesse topsi 14 erinevat pisikest lilleõit. Ja neid topse oli seal iga päev vaja teha 63, see võttis iga päev mul 6 tundi aega.
ja jopet ka ei tohtinud selga panna, nii et istu seal +3 käes 6 tundi järjest ja nopi oma neid lilleõisi. Said selle eest raha ka või? Ei, Sa lihtsalt olid 6 tundi külmkapis ilma jopeta. Jah. Sa noppisid lilleõisi, panid neid väiksesse karpi. jah. Mis sa siis, aga kas sa päriselt said sa mingi retsepti ka või? Trauma sain sellest. Okei. No trauma käib meie ametiga kaasas, oled sa nõus? Olen, kahjuks või õnneks küll, jah. Tavaliselt on niimoodi, et noored kokad, vähemalt kes on kokad, tahavad minna välismaale. Sa oled ainuke mees vist, kes on, sa ütlesid 7-8 riigis, jah? Ja sa oled tagasi Eestisse tulnud. Miks? Mis sind siia tõi? Kas meie maksusüsteem meeldib sulle? Meie kliima? Maksusüsteem kindlasti mitte, aga eks me kõik kunagi tuleme koju tagasi. Eks kodu on alati kõige armsam ja nii ongi. Kus su kodu on täna? Hiiumaal. Kas sul on juured Hiiumaaga kuidagi seotud või miks? Isa poolt on juured ja A naine? naine on ka hiidlane. On, jah? Ja. Mis see hiidlaste ja saarlaste, mis teil seal toimub? Kas see on nagu vihkamine või see on nagu siuke... See on niisugune, teate, miks kajakas tagurpidi üle Saaremaa lendab või? Mis sa sitta ikka vaatad? Et selline me suhe ongi. No see on päris viisakas ju. Ja. Mis sa teed Hiiumaal praegu? Pean väikest restorani. Ja muud ei teegi. Ma tean, et Hiiumaal on, mina käin Hiiumaal, alati kui ma käin suvel. Kas seal talvel on ka midagi teha või? Ei, muidugi on puhata. Ja kuna see hakkab sul puhkus? No kui ülejäänud Eesti teeb tööd üldjuhul 12 kuud aastas, me teeme 3 ainult. Mida kuradid, millest sa elad? Sul on mingid aktsiad, paned börsil. Ei. Mis sa teed? Teed 3 kuud tööd ja sa tahad öelda, et sa ülejäänud aasta lihtsalt puhkad või? No me sööme ülejäänud 9 kuud kartulit ka ainult, nii et... Päriselt või? Ei söö. Kas tahad öelda, et talvel sa sööd siis, ma ei tea, valge... Musta kalamarja ja valget trühvlit ainult. Ja flanksteiki. Ja. Kes kodus süüa teeb? Naine. Kas naine on kokk või? Ei. Mis tema teeb siis? Rätsep. Sa lased rätsepal teha endale süüa? Jah? Mis teie tavaline toit näiteks kodus on? Tavaline. No teisipäeval lähed koju, ma ei tea, oled natuke väsin, naine rätsep, ma ei tea, tegi just mingisuguse pintsaku valmis arvatavasti. Kartulipüree, hakli ja kastme ja peedisalatiga. Kurat, nukid reis. See on minu lemmiktoit läbi elu olnud. Miks sa ise kodus süüa ei tee? Kas sa oled väsinud? Ma mõtlen lihtsalt, vaata. Aastas on 12 kuud, sa teed tööd 3 kuud ja siis ülejäänud aja teeb su naine süüa. Jah. Mis te seal Hiiumaal teete? Minu teada on seal umbes, ma ei tea, 9-10 000 elanikku on või? Jah, kuskil. Midagi saunas käime ja... Aga mis sa nüüd teed? Jesper Parve ju kolis ära. No, Muidu oli seal üks põhjus, ma tean. nüüd ma käin vähem saunas lihtsalt. Käid vähem saunas? Jah. Okei. Sorry, aga ma ei saa aru. Ei, eks me teeme ikka tööd ka selles suhtes talveperioodil. No nii, hakkab tulema. Mis sa siis Üldjuhul teed? puhkame siis ainult jaanuar, veebruar, märts ja niisugune pool aprilli, et ainult 3,5 kuud aastas puhkame, et ülejäänud ajame siis ikkagi peame restorani ja teeme muid erinevaid eriüritusi ja projekte ja jah, ega muud väga ei teegi. Tundub hea elu. Mulle tundub, et meid on siin umbes 80, et järgmisest kevadest on 80 elaniku juures. Ei, see ei ole hea elu, lihtsalt see on elus nagu valikute küsimus, vaata, et noh, toome sinu näiteks, on ju. Ärme too. Toome. Ärme too, palun. Sina sõidad Porschega. Ei. Mina sõidan Škodaga. Ei, sul oli täna Toyota ju. See on äiauto. Okei. Et see on lihtsalt valikute küsimus elus, on ju, et kui palju sul raha vaja on ju, et kas sa tahad rabeleda nagu sina hommikust õhtuni, on ju, või sa tuled Hiiumaale ja võtad aja maha ja sõidad Škodaga. Sa ennist kutsusid mind külla. Ma ütlesin kohe sulle, et kuule, muidugi ma tulen, teeme mingi ägeda õhtusöögi. Sa ütlesid, ei, sa tuled lihtsalt külla. Saun, võta naine kaasa, rahulikult, me ei tee ühtegi õhtusööki. Mina juba hakkasin mõtlema, ei, oota, teeme mingi lahed õhtusöögi, kutsu mingi esine. No ega ma sina ei ole, kutsud Tartusse kohe, paned süüa tegema. No aga natukene tegid ju. No teen ju. Vaadake, Hiiumaal on, mul ei ole näiteks, Hiiumekis ei ole mitte ühtegi kella. Mul on üks suur kell väljas maja seina peal, kus ei ole mitte ühtegi seierit.
ja kogu point ongi selles, et kui inimesed tulevad Hiiumaale, siis võtke nagu rahulikult ja mul on näiteks hommikusöögi ajal, mul on kõikidel klientidel on mobiiltelefonid keelatud. Töötajatel? Ei, klientidel. Kliendid ei tohi olla telefonis? Ei, need, kes ööbivad ja hommikust tulevad sööma, nad ei tohi kasutada. Kuidas sa seda... Sellepärast, et inimene võiks nagu see hommikul see pool tundi või tund aega, mis ta hommikus sööb mere ääres, siis ta ei pea istuma seal, ma ei tea, Joeli Instagrami passima. Okei. Aga oled sa tähele pannud ka, et siis nad tulevad, vaata, sa ütlesid, et pool tundi kuni tund, et kas nad siis äkki söövad hästi kiiresti ära 10 minutiga ja lähevad kiiresti Instagrami vaatama? Ei. Teevad ikka seda rahulikult? Jah. Kuidas sul personaliga on? Ma mõtlen, sa oled Hiiumaal. Kuidas seal hakkama saad? On sul nagu olemas? Perses ikka päris. Nagu perses või nagu perses? No ikka päris perses. Aga miks? Miks või? Kas tahad rääkida noortest? Ei taha, sellepärast, et ma lähen muidu närvi. Kas sellepärast on sul natukene Haveme salli ka, jah? Jah. Aga mis nad valesti teevad? Nad ei taha keegi tööd teha enam. No sina ka ei tee tööd ju. Sa ju räägid just, et sa teed 3 kuud aastas tööd ülenda ja sa ju puhkad. No jaa, aga ma teen 3 kuuga, ma teen oma aastat töötunnid ka täis, nii et aga ei, tänapäeva noored jah, paraku see on juba aastast süvenev probleem, et kõik tahavad hullud kuradi TikToki influencerid olla ja ma ei tea, mis iganes asjad. Et mul see aasta helistas üks noormees, kes oli 19-aastane, ta oli pool aastat tagasi Coca-Cooli ära lõpetanud, rääkis muidugi, kui hästi ta süüa teha oskab. Ma arvan, et ta ise mõtles, et ta teeb minust ja Joelist ka paremini süüa. Kindlasti. Läks siis nagu jutt palga peale ja tahtis 20 € tunnis kätte saada, tahtis 4 korda kuus tahtis lennupileteid saada Kärdla, Tallinn-Kärdla, tasuta elamine ja ütles, et kui saab paar klaasi õlut ka peale tööpäevad, siis ta täitsa mõtleb. Võtsid seda tööle? Tead, ma ausalt öeldes ei osanudki talle midagi muud öelda, ma saatsin perseda ja panin toru ära. Okei. Õnneks on meie publik, ei ole see vist X ega Y generatsiooni, siin väga palju ei ole. Nii et võid perse saata küll. No mingid asjad ongi sellised, et ei olegi nagu sõnu, mida nagu perse ongi võib-olla kõige parem sõna vaata. Perse on ilus. Ja? Ma kunagi Jarek Kasariga tahtsime teha ööklubi ja mõtlesime selle nimeks panna perse. Puhtalt sellepärast, et kui sa oled klubis ja siis sõber helistab, et kus sa oled, ma olen perses, tule siia. Kõlab väga hästi, aga Tartu linnavalitsus ei lubanud seda teha. Räägiks ikkagi nendest noortest. Ma mõtlen, et minul on sama probleem. Mina ei ütle nii hullusti. Minu arust on nad nagu nunnud ka natukene, aga nad ei taha tööd teha. Ja põhiline asi on tänapäeval see, et kui sul on 10 inimest tööl, siis kui sa hommikul kell 8 ärkad, siis sa vaatad, et 2.30 on tund üks sõnum, 3.45 on tund üks sõnum, kass jäi haigeks. Üks leivanumber, mul üks lemmikkokk, kes on oma vanaema matnud 4 korda. Et ma lihtsalt mõtlen, et kurat, kuidas ta sul nii tihti sureb? Et sa ei saa tööle tulla. On sul midagi sarnast ka? Jah, see on iga-aastane probleem ja paraku nende nii-öelda õnnetused juhtuvad tavaliselt reede laupäeva öösel, et no reedel vastu laupäeva peab olema niikuinii mõlemad vahetused tööl, sest sa ei saa muidu laupäevaks nagu seda ühte vahetust kokku, sest pooled langevad ära. Neid on jah hästi palju, et leitakse jah täiesti nagu debiilseid vabandusi, et lihtsalt kahju on nagu vaadata seda noort põlvkonna praegu, et aga ma arvan, et siin on see koht, kus me kõik lapsevanemad peame ka ise endale otsa vaatama, et mul eelmine aasta käis üks noormees, poiss oli 17-aastane ja tuli koos isaga siis tööd küsima ja ma võtsin ta siis tööle ja ta töötas 3 päeva oma juures, ma lasin ta lahti. Ma lasin iga aasta hästi palju inimesi millega pärast lahti. See on mu järgmine küsimus ka. See aasta ei ole ühtegi lasknud. Päriselt? Nii, aga ma räägin, see poiss siis tuli ja siis ma panin ükspäev kartuleid koorima, andsin talle 10 kilose koti ja siis läks mingi pool tundi mööda ja tal olid kõik kooritud juba. Siis ma olen nagu, kuradi maa ka ei koori nii kiiresti, et vapsi imemees, aga vaatad potti ja saad aru, et seal ei ole 10 kilo. Siis ma ütlen talle, et siin ei ole 10 kilo, on küll. Või viitsin vaielda, aga mul oli kiire, läks pool tundi mööda, leidsin maja taha, oli peidetud siis koorimata jäetud kartulid.
et no, sellised asjad on nagu igapäevased ja aastast aastasse nagu need probleemid lähevad hullemaks. See on päris rets tegelikult. Ma ei taha tegelikult seda rääkida, aga kui ma kunagi olin Barclay hotellis tööl, siis seal oli ühe roa kõrval oli kartulikroket. Veereta pall on lihtne, aga nad tahtsid mingit erilist kuju. Ja mulle anti ka iga päev mingi 20 kilo. Ma peitsin ka seda prügikasti. Ma ei tahtnud seda, nagu seda oli nii palju. Aga sul oleks lihtne, sul tuleb see noor tööle, pane ta külmkambrisse, anna talle mingid ürdid, pintsetid, 6 tundi nopi, ei võta jopet kaasa. Ma kardan, et siin tänapäeva Eestis oleks juba kriminaalkaristus, nii et... Arvatavasti kindlasti. Kas tahad rääkida maksupoliitikast ka siis, kui me juba lahmime? Ei. Ei taha. Sulle meeldib? Ei. Sobib? Ei meeldi? Ei. Sa oled viisakas? Tead, lasta jääda. Igal kokal on mingi leivanumber. Kui ma olin noor, ma tegin väga hästi pastasid. Ma ei osanud kastmeid teha. Täna ma oskan väga hästi kastmeid teha. Mihkel, mis on sinu leib? Mis tuleb alati välja, mis on nagu, vot see on see? Kastmed. Kastmed. Kas tahad proovime pärast võistelda? Sinust ma teen kindlasti paremini. Ma tuletan meelde, et see on alles esimene plokk. Järgmises plokis me räägime eraelust, siis ma saan puid alla panna. Aga võib-olla me vahetame kohad ära üldse? Ei, see on minu parem külg. Okei. Ma ei karda sind. Mina sind ka mitte. Vaatame. Sa oled praegu Hiiumaal. Kas see on sinu lõpp või sa teed selles elus veel midagi restoranis? Avad sa mingi restorani? Ei, restorani ma rohkem kindlasti jääva. Ma ei taha, ei jaksa nende töötajatega tegeleda, et ma selles suhtes nagu imetlen, ma ei ütle, et imetlen. Ära imetle. Et selles suhtes sa oled nagu väga tubli, et mina näiteks ei suudaks, sul on ju peaaegu 400 töötajat vist. Ütle uuesti vaat see, et sa imetled, et ma olen väga tubli. Nad ei kuulnud vist. Räägi mikrofoni. Keegi ei kuulnud seda. Ei kuulnud, et ma olen väga tubli. Ütle... Ei, ma ei öelnud seda. Ma kuulsin ise valesti. Ma ütlesin, ma lihtsalt ei saa aru. Tead, mul on kodus ka samamoodi. Ma vahepeal kuulen, et naine ütleb midagi ja siis ma mõtled, vau, kui ilusti ta ütles ja siis ta ütleb, ei öelnud. No see on see valikuline kuulmine. Ja. No sina oled vaata niisugune showmees, on ju. Ei ole. Ja sulle meeldib nagu hullult rääkida, on ju. Ja sa suudad nagu juhtida nii suurt rahva hulka, on ju. Mul tekib isegi nende 10 juba probleeme, et ma ei taha, et ma ei jaksa lihtsalt juhtida neid ja sellepärast ma ei taha ühtegi kohtaga teha. Aga mis see ma tahaks teha sellise restorani, kus ma saaks ühele inimesele päevas süüa teha ja siis ise olen kokk ainult, aga ma ei ole veel seda kontseptsiooni suutnud välja mõelda. See peaks olema selline, et Jaapanis tuleb eralennukiga üks tüüp, kes maksab sulle 50 000 ja siis sa teed selle ühe roa. Näiteks. Ega sa ei kahetse, et sa oled kokk? Ei. Meeldib sulle see? Jah. Sulle natukene meeldib siuke valu ja piin ja pikad päevad ja kõik see ka või? Jah. Mis on koka töö juures kõige nagu rõvedam? Päris pikk paus. Idiootsed kliendid. Ta ei mõelnud teid. Mega, see seltskond on mega, aga Hiiumaal on teil idiootsed, jah? No mitte idiootsed, aga meil esimene aastas, kui me avasime, siis käis üks klient ja mul naine oli letis ja siis... Ühesõnaga asi lõppes sellega, et meesterahvis siis sõimas naisel näo täis, et miks teil free kartuleid pole menüüs, on ju? Aga miks ei ole? No, mille jaoks McDonald's meil on? Oota, kus sina täna lõunad sõid? Hommikus sõin Mäkkis ja lõunal käisin KFC-s. Need on need Tartu võlud, suurlinna võlud. Ma küsisin lõuna ajal, et meil on 2 tundi väike paus, et mis sa teed? Ma olen lõunakeskuses. Väga armas. Kuuled, aga esimesest plokist ma arvan, et päris hästi on ju. Ma annan ühe väikse vihje ka. Viimases plokis laseks rahval ka küsida vähemalt 5 küsimust, nii et pange vaim valmis. Pommitage. Ma arvan, et Mihkel vastab kõikidele küsimustele ausalt. Absoluutselt. Aga siis teeme väikse pearoa vahepeal. Teeme. Mis pearoaks on? Pearoaks on sainakotlett, safranikastme ja kartulipüreega. Et nagu Hiiumaal kombeks, me sellist tilulilu toitu, nagu sina, Joel, teed, ei tee. Me teeme ikka korralikult sellised mehised portsud. Väga hea, väga hea. Ma ütlen, tartlased on suure isuga. Väga hea.
sa rääkisid seinast, ma mõtlen, et sa oled siin Hiiumaal, sul õng on või? Ei. Kus sa tellid siis kala Fruiti Ekspressist või? Ei, kalamehed käivad ja ma käin kalameestega koos püüdmas. A trenni teed? Ei. Ei tee, jah? Davai, lähme teeme pearoo. Lähme. Pearoog, Mihkel, mis siin on siis? Sainakotlett, kartulipüree ja safranikastmega. See on nagu mingi sangaste sööklatoit, aga kõlab, aga tegelikult on väga hea. Meil on sainakotlett on mul kõige populaarsem toit Hiiumekis ja minu arvates sainas on üks väga alahinnatud kala. Kõik millegipärast tahavad Eestis ainult lõhet ja forelli süüa, et tegelikult on meil väga palju häid kalu veel Eestis, nii et loodetavasti maitseb teile. Oled sa ise ka mõne säina kinni kunagi püüdnud või? Jah, Päriselt või? muidugi. Millega? Mõrraga. Mõrraga? Jah. Okei. Turske? Nagu kalamees? Kalameeste abiline. Kalameeste abiline, väga lahe. Mihkel, mul on selline asi, et ma küsisin sinu kolleegide käest sinu kohta, et iseloomustage Mihklit. Mis sa arvad, mis nad ütlesid? Mul kunagi üks töötaja ütles mulle, et Mihkel, ma ei tahaks enam mitte kunagi sinu juures töötada, aga see, mis sa õpetanud oled, on hindamatu väärtusega. Et minu arust see on kõige parem kompliment, mis mul elus tehtud on. Et ma tean, et ma võin karm ja vastik vahest olla, aga see on ikkagi see, et sellise ameti peal sa ei saa käia ja kogu aeg patsutada kõiki õlale ja öelda, et sa oled tubli ja... Aga miks sa oled vastik? Sellepärast, et ma kardan, et muidu inimesed ei õpi. Et karjumise läbi siis õpetame noori kokkama? Ei, ma karjun kusjuures väga harva, aga siis kui ma karjun, siis ma karjun korralikult. Ma tuletan meelde, et ma küsisin sinu kolleegidelt, mis nad sinu kohta on öelnud. Noh, üllata mind. Ei, ma tahaks teada, mis sina arvad, nagu mis peegelda? Ilus. No, see oli esimesel kohal, aga need ei olnud kokad. Kes need olid? Teenindajad. Sinu naine kaasa arvatud? No, okei. No, naine ikka ütleb, et sa oled ilus. Ta peab. No ta peab, noh. Eks naised ikka oskavad valetada ka. Yeah. Aga mis sa arvad, mis köögis tuleb? Ma isegi ei oska arvata. Üllata mind. No tegelikult ma ei küsinud. Jumal tänatud. Jaa. Aga ma olen kuulnud kuululugusid, et sa oled tööpäeva jooksul lasknud nagu service ajal, kõige kiiremal ajal inimesi lahti. Kas neid on rohkem kui üks? Samal päeval ma mõtlen. 2 vist on olnud, jah. Rekord? Rekord, jah. Tahad, trumpame selle mingi... Ei. Aga see ei... Mis nad tegid? Mis teevad inimesed? Miks neid peab päeva pealt minema saatma? Mis nad siis tegid? Või tähendab vastupidi, mida nad ei teinud? See oli kunagi siis, kui ma Mendavillas töötasin ja siis seal oli mul suht suur meeskond ja siis üks vanem naisterahvas, kes oli lühemad kasvu natukene, tahtis saada ülevalt riiulit mingit kaussi ja siis küsis ühe noore koka käest abi, et palun, ole hea, et ulata mulle. Tee pätti, nagu vanasti? Ei, et ulata lihtsalt oli pikem poiss, on ju, ja siis see noormees ütles sellele vanemale naisterahvale, et sina vanamutt, mine otsi endale redel. Et ja noh, ma just too hetk astusin köögis sisse ja ma kuulsin seda ja noh, siis ei olnudki nagu mitte mingisugust juttu, et poole tunni pärast tema lendas. Et endast vanemaid inimesi ikka võiks nagu austada. Absoluutselt nõus, täiesti nõus. Aga ikkagi ma tahan teada, vaata rekord on 2 inimest päevas. Kas see oli sama päev? Ei olnud. Ma tean, et see vist oli Hiiumaal ikkagi. No ma natuke ka ikkagi uurisin. Ma olen uuriv ajakirjanik, nagu sa tead. Kui sa nii arvad? No aga 2 inimest päevas. Ma olen kuulnud, et potid pannid on ka lendanud. On juhtunud. Ma olen kuulnud, et keegi on panniga saanud pihta. Ei, nii hulluks ei ole läinud asi. Oled kindel? Küsi midagi muud. Mis vabal ajal teed? Magan. Okei. Ei, tegelikult käin seenel sügisel. Okei, ma saan aru, sa ei taha sellest rääkida. Ei.
Ja maksudest ei taha rääkida? Nendest ma võin parema meelega rääkida. Räägime ämbritest. Kokal ikka juhtub. Suur catering, palju inimesi. Kas midagi on läinud nagu tuksi ka niimoodi, et klient on lauas ja ma ei tea, 10 inimest näiteks ei saa esimest käiku või midagi sellist? Ausalt öeldes ei ole vist. Ühtegi ämbrit. Võib-olla ma lihtsalt tahan mäletada neid. Sul on väga hea aju. Jah. Peidad need ära. Ja. Elad enda sisse. Ja. On see õige? Ma arvan, et kõik kokad teevad seda. Oled sa õnnelik praegu? Ja. Päriselt? Muidugi. Okei. Oled sa kasumis? Ma ei teagi ausalt öeldes. Kes teab? Raamatupidaja. Ma helistasin talle ka. Mis ta ütles? Ma küsin, mis ta ütles. Ja nagu ma enda pangaarvet vaatan, siis ma kahtlen, et ma ei ole kasumis. Ei no raamatupidaja ütles, et sa elad üle võimete. Sul on Škoda, Toyota. Mina olen näinud vähemalt 2 termokasti. Räägib mees, kellel on Porsche. Ei, räägib mees, kes tegi köögikohinad. Kuradi Porsche sulle ette jääb. See jääb tõesti. Ja nüüd tuleb välja eestlaste kadedus. Ja. Aga no midagi ikka on läinud. Mina võin rääkida näiteks ühe loo, kus ma olin Luke pargis, oli pulm 100 inimest, väliüritus muru peal, tagala telk, eks ju, ikka tead, eks ju, et pulm on ilusas telgis ja siis see köök on seal koledas siuke, nii nagu ta on. Vähisupp, 100-le vaja välja panna. Õhtujuht tuleb, ütleb, et oot, me ei ole veel valmis. Mina juba närvilisena käin selle potiga ringi, et hakkame väljastama. Öeldakse, nüüd hakka serveerima. Ma tõstan selle suure poti, mis ühes potis 100 inimese supp, seal on mingi, ma ei tea, 15 liitrit. Tõstan selle siis sinna laua peale, aga kahjuks seal laua jala all juhtus olema mutiauk. Nii et kui ma selle toetasin, siis kogu see supp, õnneks mul oli põll, nii nagu praegu. Pool suppi tuli mulle nagu kõhu peale. Tuli kuum, taldrikud täiesti sitased. Mis sa teeks selles olukorras? Kas sa tuleks sealt välja? Muidugi. Kuidas? Laseks alles jäänud supile vett juurde ja... Kui ei ole rõõska kord kaasas? Ja. Või võid? Mul oli. Sul vedas. Mul on neid lugusid veel tegelikult, kus et on arvestatud 100-le ja tegelikult suudame ju lõigata ka 200-le. Püssirohu kelder on üks lahe koht, kus meil oli alati suured peod. Ma ei tea, ma loodan, et keegi mind ei kaeba kohtusse, aga tavaliselt pereleivast telliti torti ja öeldi, et kuule, see tuleb nüüd 120-le lõigata. Me lõiksime 300-le. Staff sai, kõik said, pakkisime kaasa ka. Sa tead ju, et täna ka, eks ju, sa tõid kala kaasa ikkagi natukene rohkem. Kus juures väike vihje, kes esmaspäeval tuleb aplausi, siis saate säina kotleti süüa jälle. Meil on mingi, ma ei tea, Mihkel pani 160 grammise, me paneme 130 ja me sõidame sellega terve esmaspäeva. See on kasum, seal on Porsche. Peab õppima. Kas sa oled sattunud näiteks, see meie valdkond, ta on nats ohtlik ka, teravad lood, oled sa lõikanud endale sisse, viilutaja, mandoliin, ma ei tea, aklia masinasse? Muidugi kõvasti. Aga sul on sõrmed otsas ju? Jah. Ühte sõrme otsa natuke ei ole. No selle saab temust 14. Lõikasin selle kunagi kuhugi salatisse sisse, siis otsisin üles, siis läksin emosse siduma. Väga lahe. Ma jätan selle meelde. Panid jääkoti ka? Ei, viskasin minema. Pöidla? Jah. Otsa. No mis nad siis asemele panid? Võtsid lamba küljest tüki või? Jah. Tahad sa rääkida oma lambast? Kes ei tea, siis Mihklil on üks lammas. Jah. Mis ta nimi on? Big Dick. Aga miks selline nimi? Mulle need Valai lambad hullult meeldivad ja siis ma mingi 6 aega tagasi ostsin nendele ühe ja siis nüüd ma 6 aja pärast on teise ja siis ma mõtlesin, et kui ma kokata enam ei viitsi, et siis ma hakkan lambakasvatajaks. Ja panid lambale nimeks Big Dick. Jah. Kas see vastab nagu siis... Ütleme nii, et need kohhoolesed, mis sellel lambal on, see on ikka uskumatu. Et loodetavasti tuleb sealt palju väikseid veel juurde, nii et... Siis pead võtma ühe emase juurde, jah? Võtangi. Kuule, aga räägime, sa oled reisinud palju. Ma arvan, inimesed käivad ka reisidel. Parimad soovitused välismaal, Eestis, top 3. Ma ei ole Eestis restoranis söömas käinud, ma arvan. No täna sõid ju McDonald'sis, mis sul olid? No jah, seda küll. Kas nad on top 3 või nad on? Ei.
Prantsusmaale lähete, siis on seal selline koht nagu Alexander Gautier, ma linna enam ei mäleta, kes teeb väga hästi süüa. Soomes võite näiteks minna Sasu Laukoneni juurde. Kusjuures tean, see on tõesti hea. Ja. See on tõesti hea. Ja siis mu väga hea sõber Soomes, Jouni Toivonen näiteks. Keda sa tahtsid saata siia saatesse ka, jah? Jah, et need on nagu, kes mulle meeldib. No loomulikult mingi Björn Franzen, kes teeb ka muidugi meeletult hästi süüa. Et mul on kusjuures Björniga üks väga hea lugu rääkida. Kuulame. Tegin kunagi esimest aastat, tegin Dinner in the Sky'd ja siis see oli Vilniuses või Kaunases, ma ei mäleta. Ja siis Björnil olid kukeseened olid menüüs. Ja see oli 1. juuni oli vist tõste ja siis mul oli Leedu kohaliku tarnijaga oli kokku lepitud, et mul on vaja, ma ei mäleta, 12 või 15 kilo kukeseeni. Jõudsin Leetu koha peale, polnud seda kaupmeest, polnud seeni. Helistasin siis Björnile, ütlesin, kuule, sorry, et praegu Leedus seeni ei saa. Esimene asi, mis ta mulle ütles, oli fuck off, Michael. Et kui sa mulle seeni ei saa, et siis ma ei tule lennuki peale. Siis mul olid nagu närvid ikka väga läbi. Siis helistasin kõik oma Euroopa kontaktid läbi, kes mul olid. Ärge küsige, miks, aga ma lõpuks sain need Põhja-Rootsist ja 12 kilo kukeseeni maksis mulle vist 15 000 eurot või. Ehk siis DHL-i erilend kuskilt Põhja-Rootsist Kaunasesse ja siis kui omanikud suve lõpus küsisid, mis kuradi asi see Mihkel see 15 000 on, siis ma pöörasin selja ringi, ütlesin, mina ei tea ja läksin, jalutasin toast välja. See üritus ei olnud vist kasumlik, jah? Seda ma ei tea, aga lihtsalt, et need mehed elavad nagu täiesti teistsuguses maailmas, et kui meie sinuga elame, et kui sa ütled mulle täna, et sa murulauku ei saa, ma ütlen sulle, et tavai kasutame sibulat, et ei ole nagu probleemi, aga... Ise sain muidugi murulauku. No, et aga seal on natuke teistsugused reeglid, et sellised... See ei ole fun. Kui nüüd ei lähe välismaale ja peaks sööma Eestis, siis kes on Eestis kõige parem kokk? Ole aus, jah? No Joel, siis see top 5 küll ei saa praegu. Ei, ma ei, isegi, kui ma 12 olen, ma olen ka jumal õnnelik. Ma pärast ütlen, kus sa minu tabelis oled. Taga seal kuskil pool. Sa ei mahtunud tabelis. See on nii hea küsimus. Ei, aga oleme ausad, sellest suhtes, kes meil siin on? No ma tean selliseid kokkasid, keda te tõenäoliselt ei tea. No. Ja kes ma ütlen, ma ei tea, Martin Kuusik näiteks. Mina olen kuulnud. Martin Rondo näiteks. Ei tea. No võt. Need on kõik Hiiumaalt või? Ei. Aga mingi Ormoja, Tõnis Siigur. Orm teeb hästi süüa. Aga aga te olite koos ju seal Masterchefis. Ja. Kuidas seal see asi oli? Kes seal nagu boss või kuidas jagasite seda värki? Orm. Orm, jah? Ja. Tema oli lõpuboss, jah? Jah. Ma olin madalam kui Murusel. Miks? Ei olnud. Ei no sa karjusid kõige rohkem. Kõik karjunud, jah? Ei no sa lihtsalt lõugasid, sa jooksid ringi nagu metssiga. Aitäh. Kas see roll anti sulle või sa olid seal sina ise? Ei, see tuli kuidagi loomulikul teel, ma arvan, et... Meeldis? Jah. Aga miks sa lõpetasid? Igal asjal on algus ja lõpp, et ma ei ole selline edev inimene, nagu sina oled, et... Ei, sa oleks võinud tuua näite, ma ei ole nii edev inimene nagu Orm Oja. Seda ka, jah. Või Õie Britson. Seda ka, jah. Jah, kui me räägime edevatest. Tõsi. Aga kui me teeme seda köögikohinaid, keda sina soovitaks siia saatesse? Kas Orm oleks lahe, keda kuulata? On tal lugusid? Kindlasti. On, jah? Jah. Aga... Õie on ka kindlasti väga lahe, nii et... No okei. Õiet sa tunned väga hästi, nii et... Ma olen teda näinud, jah. 17 aastat. Ta on ikka väga hea. Ehk siis ma ei saa sult praegu välja meelitada, et kes on Eesti kõige parem kokk, siis sa lihtsalt ei vasta sellele. Ma ei oska sulle öelda selle pärast. No kurat, sa oled külas, ole lihtsalt viisakas. Ma ei käi Eesti restoranidel. No sa oled siin. Ma andsin sulle ju võileiba ennem. Sa said mullita vett. Sain. Mida sa siis veel tahad? Tahaks nagu päris süüa ka saada. Pärast saad. Ma näitan sulle säinakotletist, mida teha saab päriselt. Tegelikult mu viimase 10 aasta parim toidukogemus, ma arvan, et on seal Pärnu maanteel on see Halinga. Seal oli mingi kokatädi, tõenäoliselt oli mingi 60, tegi nagu nii mega hea seakaela karbonaadi, seenekastme ja kartulipüreega, nii et ma pidin isiklikult kööki minema, talle jootraha andma. Päriselt? Ja. Olid õnnelik? Väga õnnelik. Siis said juba kuuluse? Ei. Siis ta vaatas, kuradi, tuled siia? Oma 5 euro. Ta vaatas küll kuidagi imelikult mind, aga see oli tõesti nagu hea, et ma õudselt hindan lihtsaid toite.
aga küsime, kuidas see pearoog maitses? Vähemalt. See on praegu ja siis pärast lähevad kõik Google'isse. Täielik ahvres, kuradid, see ei oska üldse teha. Räägib ainult oma kuradi lambast. Aga teeme suure aplausi. Mihkel, viimane plokk, oled valmis? Siin saab rahvas küsida sinu käest ka küsimusi. Aga tead, mis ma seal taga tegin? Ole aus, kui sa teed uusi menüüsid, kas sa kasutad AI-d ka? Ei. Mina kasutasin. Mida küsida eluaegse kokaametit pidava mehe käest? Ja mida AI ütleb? Mul on siin on palju. Aga anna üks nipp kodukokkajale, mida ta kindlasti peaks oskama. Noaga lõigata. Et sõrmed oleks alles? Jah. Kui sa elaksid ülejäänud elu üksikul saarel ja sa saad valida ainult ühe toidu ja sa pead seda sööma elu lõpuni, mis see oleks? Makaronid viineritega. Üks roog, see on kas makaronid või viiner? Makaronid. Miks mitte viiner? Makaronid on paremad. Milleta sina ei saaks köögis hakkama? Nuga. Kurat, hea vastus. Okei. Mis teeb ühest kokast koka? Mis on see iseloomujoon või midagi, et ta on kokk? Hea maitsemeel. Jälle oli. Liisa, teeme saalist äkki ka. Kes tahab küsida, käsi püsti? Oi, kui palju käsi. Tere, Mihkel. Tere. Ma Mihkel. Väga meeldib. Mihkel. Me siin Peebuga oleme viimased pool tundi filosofeerinud elulistel teemadel ja siis ma mõtlesin, et äkki tõmbame sind ka vestlusesse. Aga palun. Kuidas sina tegelikult päriselt jõudsid söögi tegemise juurde või kus sul tekkis selline impulss üldse, sest et ma nagu seda ei usu, et sa 15-selt avastasid, et sulle meeldib süüa teha. Kuna mu mõlemad vanemad sõitsid merd kunagi, siis ma olin sunnitud endale jõele hästi palju süüa tegelikult tegema lapsepõlves. Ja ma arvan, et võib-olla see klikk käis ära siis, kui ma tegin ükskord kodus muffeneid ja ma teadsin, et ema isa tulevad varsti koju, aga meil Lasnamäel sai millegipärast vesi otsa. Ja siis ma teadsin, et nad saavad natuke kurjaks, kui mustad nõud on, aga siis mul tuli mõte, et ju peldiku selles loputuskastis on vett. Ja siis ma pesin seal kõik nõud ära, nii et all good. Tänud, Mihkel ja Mihkel. Küsin ühe AI küsimuse jälle vahele. Kui palju sa toidutrendidest üldse tead ja kas sa jälgid toidutrende? Ja siin on 2 küsimust. Mis sa arvad veganlusest? Mis sa mul nii otsa vaatad? Issa, ma vihkan neid veganeid. Ja ma võin öelda ka, miks ma vihkan. Ma õudselt austan põhimõttekindlaid inimesi. Ja kui ma vaatan neid kuradi fucking veganeid, saad aru, sul tuleb mees ja naine tulevad restorani sööma ja siis naine ütleb kõva häälega, et ma olen vegan. Ja siis tulevad toidud lauda, ma ei tea, mees sööb tartari näiteks ja siis naine kahvliga kõrvalt võtab seal. No kuule, mine perse, mis kuradi vegan sa oled. Ja siis kui talvel -20 kraadi on, siis võtad, tõmbad nendel villased sokid jalga. Ma ei tea, punu endale kuradi kuuseokstes, siis kuradi sokid. Absoluutselt. Ma ise söön ka vahest taimetoitu, aga lihtsalt tead see põhimõtte värk just, et käiakse ja rausatakse kõigepealt üle restorani, et ma olen vegan või taimetoitlane ja siis... Aga tegelikult täna tahaks kanakintsu süüa natukene, et jube hea. Mul oli kunagi restoran Meat Market ja siis sinna tuli üks, ma ei ütle, mis ettevõte, aga seal oli ka 2 veganit ja siis me tegime sinna taimetoidu
2 portsu. Ja kui need veganid olid 2 pudelit veini endale sisse tõmmanud, siis nad ütlesid, et too seda flanksteaki ka nüüd. Ja teine lugu on, kusjuures, mis ma sulle täna rääkisin, et see läheb sinna kategooriasse noored teenindajad. Oli 12. laud ja no, see on minu restoran, ma igaks juhuks hoiatan ette. Seal üks oli laktoositalumatu ja siis teenindaja läks lauda ja ütles, et kes teil see erivajadustega siin on? Kõige lemmikum tooraine või ütleme maitseaine, ilma milleta sa ei saaks hakkama? Sool. No midagi, ütleme niimoodi, et sool on kadunud maa pealt. Ja suhkrut ka ei ole, pipart ka ei ole. Kurkum. Armas, aga täna oli kaste ju safranist. Kurkum, kusjuures on vaese inimese safran. Teeme ühe küsimuse veel saalist. Mis on see, mida sul on alati külmkapis? Väga hea küsimus. Või. Kui sul ei ole midagi külmkapis, alati on mingid jäägid. Oled sa see mees, kes oskab jääkidest ka süüa teha? Ikka jah, ma arvan. Kas su kodu külmkapis on ketšup? Vahest on, jah. Sest naine teeb süüa. Jah, Ja sa tead seda ütlust, et ei ole sitta toitu, on vähe ketšupit. täpselt. Nii on. Kas keegi tahab veel küsida? Ma käisin paar nädalat tagasi Hiiu Mekis ja Jumala hea küsimus juba. säinakotletti me ei saanud, see oli otsas. Klassika. Ja säina suupistit ka ei saanud, see oli ka otsas. Aga me saime maksa. Ja see maks oli hästi huvitav. Hästi hea oli, aga ühele mehele ei maitsenud. Aga kuidas sa seda teed? Hästi hea oli. Aga ühele mehele ei maitsenud? No ühele mehele ei maitsenud, ma võin pärast videot näidata, sest hea sõber, nagu ma olen, ma filmasin seda. No ikka. Kas ta lõpetas lauas või? Lauas. Okei. Ma mõtlesin, et äkki te jooksid tualetti. Ei, ta ei jõudnud. Seda videot me tahame kindlasti näha. Ei, tegelikult see oli väga hea. Ma tahtsingi teada, et kuidas maks on tehtud, siis ma teen kodus ka, kui ta külla tuleb. Ta ei ole sinu top 3 sõber, jah? Väga hea sõber. Okei. Praen seda. Ei, aga ta oli kuidagi nagu kallerdav veidikene. Ta oli seest toores, ta oli medium, miinus. Ega seal olegi, ainult see ongi, ainult praetud ja sool ja pipart natuke ja kõik. Ja siis peab natukene puhkama, kui panni pealt ära tuleb. Mõned minutid. Vot see on hea. Nipp. Ja see, et kala otsas oli, siis Tartu inimesed, kes te mere ääres ei ela, on ju, et võtke teadmiseks, et meil ongi suvel tavaliselt niisugune juuli ja august ongi selline kalakriis, kus kala üldjuhul meres ei liigu ja siis paraku mandri inimesed ei saa kunagi aru, et isele, et on mere ääres ju, et kuidas teil kala pole. Loogiline küsimus. Meil on endal Emajõgi, kogu aeg on kala. No teil pole siin kala ju. Meil on mega palju on kala. Tead mis või? Üks kord käisin kalal, 14-aastane, ja seda kala pea oli selline ja silmad. No, ma ei saanud kätte, sest See oli unes, ma arvan. ei, ritv läks lihtsalt katki. Aga ma mäletan seda, ma olen seda kala unes ka näinud. Ta käib ikkagi aastas korra. Tuleb ja meenutab, et mäletad. Ta ootab mind tagasi. Kujutusvõime on sul hea. Ei, no tegelikult ei ole. Esiteks, alustame sellest, sul ei ole isegi õnge. Üks küsimus veel. Mul on üks veel. A. Kui restoranides kujutame ette, et on mingi kõige suurem nagu pettusroog, siis mis see oleks? Ma arvan, et kõige suurem pettus on see, kui sa tuled sööma head veiseliha ja see on täiesti üle küpsetatud, siis see on minu jaoks rõve. Noh, mis vastu paned? Minu arvates on see rõve, kui sa lähed restorani ja võtad 3 käiku, siis pärast seda pead KFC-sse minema veel. See on ka päris ohtlik. Aga ma küsin ausalt, mina vastan sellele küsimusele ise ka. Kui sa kokana teed päris pika päeva, tavaliselt 12-15 tundi, kui tihti sa ise oma köögis sööd? Ei söögi. Vot. Ja kuhu sa pärast, sul Hiiumaal ei ole seda KFC. Kahjuks ei ole, jah. Aga kus sa käid? Ostan kuubist kiirnuudleid tavaliselt. Mis on hea. Mina võin rääkida, ma arvan, kõikide kokkade eest me käime päris tihti kiirtoitu söömas, sest me paneme restorani kinni,
sest sa oled nagu terve päev toiduaurude sees ja sul ei ole kõht tühi. Ja kui sa lõpetad, vahetad riided, hakkad koju minema, siis tuleb mega nälg. Nii on. Ja kahjuks selleks ajaks on kõik normaalsed kohad kinni. Ja siis me käime nendes ebanormaalsetes. Kusjuures me võiks sinuga, Mihkel, teha sellise, et me hakkaks hindama neid öölokaale, anda nagu oleks toidukriitikud, aga mitte restoranidele, vaid just sellistele öölokaalidele. Võime. Sõbrad, ma arvan, et väga hea, et Madis on siin. Mihkel, mis sa siis magustoiduks tegid? See on sinu muusika täna, nii et räägi palun. Jah, Mihkel ütles ette, et teeks Eat and Messi, jah? Yeah. Oli. Siis me keetsime kondentspiimast dulce de leche kreemi, tegime sinna minu lemmik, tsitrus on täna juusu. Seal oli juusu selline toorjuustu kreem. Juures oli tumeda šokolaadi, sellist ahju šokolaadi, mis on siis ahjust läbi käinud, selline mõnus crumble. Peal olid punased lehed. Kes arvab ära, mis see on? Mitte keegi. Punane amarant. Tegelikult oli seal üks komponent, mis on tehtud täpselt. Aga kelle tehtud see? Õie Britsoni. Kuidas maitses? Igal juhul suured tänud, et tulite. Ma julgeks öelda, et midagi võiks maja poolt teha. Teeme väikse limoncello. Teeme. Sa lähed ju rooli. Ei, no aga üks. Ega mina ei teegi. Sina ei tee? Ei. Mihkel Heinmets. Suured tänud, et sa tulid. Ja. Kurat, ma vihkan seda, et ta must pikem ja ma ütlen ausalt. Ilusam. Seda arvab ainult sinu naine. Kaugelt tulnud mees. Jah, aitäh, et kutsusid. Aitäh, et tulid. Oli niuke, jah, läks ta nagu meil läks, et see oli mu esimene elu podcast ja viimane. Kas sa kuulanud oled mõnda podcasti üldse elus? Ei, mulle lihtsalt ei meeldi tähelepanu. Ja sellepärast ma Hiiumaal elangi. Ja vaadake, mees oli täna siin, rääkis natukenegi. Ma loodan. Nii et suured tänud. 10. septembril aplausis taas kord Angeelika Udeküll ja ma tean, et Mihkel on isegi Angeelika all natuke töötanud. Mis sa ütled Angeelika kohta? Tehke paremini. Aitüma teile! Saad aru, Mihkel, mega asi. Tänud sulle, et sa nii kaugelt tulid Hiiumaalt kohale. Esimene episood on purgis. Tänud, et kutsusid, äge oli. Mis sa ütlesid, mis see kokanuga oli kõige olulisem? Kinkekaart Kemossist. Mine võta endale üks päris kokanuga ka nüüd. Tänud. Näeme Hiiumaal. Oled nõus? Näeme. Kutsu külla. Kutsusin juba. Davai. Davai, tšau.